Täna on Karmin ORC avamerepurjetusvõime maailmameistrivõistlustel Alter Marina päev. Ehk mõne sõnaga võib-olla inimestele, kes ei tea, mis see Alter Marina üldse on. Alter Marine tegelikult suuresti ongi nii-öelda jae- ja hulgimüügi ettevõte, kes siis tarnib Baltikumi, Eestis, Lätti, Leetu, erinevaid siis mereelektroonika brände, kui ka siis jahte ja kaatreid. Et jahtidest me siis esindame just Beneteau brändi, koos siis kõik nii-öelda nii jahid, mootorkaatrid, kui ka siis väiksemad paadid. Ja siis näiteks toome ka Zodiaci brändi mootorpaate ehk siis Riibe. Ja siis nii-öelda mereelektroonika poolt siis on meil nii-öelda Navico brändid ehk siis PG, Simrad ja Lorentz. Ja peale selle on teil ka purjetamiseks vajalikud riided. Just, et esindame Baltikumis siis Killi riiete brändi, et mis on siis tegelikult väga selline väga hea hinna ja kvaliteedi suhtega riiete bränd. Hind on omal kohal ja samas ka ikkagi see kvaliteet on olemas, et merel märjaks ei saa liiga kiiresti. No sellest jutust tulebki välja see põhjus, miks te toetate purjetamisvõistlusi. Jah, ühelt poolt tulebki see, et me müüme ju väga palju nii-öelda purjetajatele vajalikke vidinaid, ehk siis mereelektroonika kui ka purjetamisriided. Aga teiselt poolt, kuidas me ikkagi siia jõudnud oleme, on ikkagi omanike nii-öelda soov ja tahe, et omanikeks on siis Margus Silluta ja Roland Silluta, kes tegelikult mõlemad väiksest peale on Pärnus väikeste purjekatega purjetanud, alustanud Optimistilt ja hiljem ka siis suuremate jahtidega võistelnud. Ja sealt tegelikult ongi tulnud see soov ka selles vallas midagi teha, et alates 2000-ndate algusest siis liigutigi just mereelektroonika poolel ja siis sealt on see kasvanud, on võetud juurde siis riiete brändid ja siis nüüd 2010-ndate teises pooles siis saime ka enda kätte siis nii-öelda Beneteau brändi Eestis kui ka siis nüüd hiljem Lätis. Et me ikkagi üritame kogu aeg kasvada selles vallas, et saada enda kätte rohkem brände, aga samas ka saada juurde seda ekspertiisi nii-öelda nendes brändides, mida me juba esindame. No ühe Beneteau peal me praegu istume, mis on päris värske jaht ja võistleb kaasa ka siin maailmameistrivõistlusel ja meeskonnas oled sina ja on veel terve seltskond noori toredaid purjetajaid. Jah, et suuresti tegelikult see sama seltskond, kellega me nüüd 3 aastat tagasi Muhu Väinaregatil ka ühe sama Beneteau Firstiga sõitsime. Tol hetkel oli siis küll 3 jalga lühem paat, aga nüüd siis jah, see on siis uus Beneteau First 30, mis siis alles tegelikult jaanuaris esimest korda Düsseldorfis avalikkuse ees oli. Et ta ongi tõesti selline väga kerge ja väle smart cruiser nii-öelda, kui nii-öelda, et ta ei ole nagu 100% võistluspaat, sest et ikkagi, kui sellesse jahi kajutisse astuda, et siis seal on tunda ikkagi seda, et siin on võimalik ka mõnusalt aega veeta, aga samas, kui sa jahi teki peal seisad, et siis mõnikord isegi ununeb ära see, et ta ei ole päris võistluspurjekas, et ta liigub ikkagi väga kiiresti ja liigub, ma julgeks öelda, et väga võrreldavalt ka 10 jalga pikemate jahtidega, eriti just alla tuules. Just, et kirekujust ongi näha, et ta on nagu disainitud alla tuult hästi kulgema. Kes teil meeskonnas siis on? Meil on Kaarel Paal on roolimees, soodis on meil Thor Kaspar Marvet, Foka ja Kennakeri soodis on siis Tiidemannide paar, ehk siis Oskar ja Uko ja siis mina koos minu õega oleme siis nii-öelda vöörimeeskonna poole peal, et siis täna saab kindlasti väga lõbus olema meil. Selge, aga soovime siis tänaseks edu Susannale ja kogu meeskonnale ja ka Alter Marinale. Jah, ma tänan.